Veebruarikuus asus Telia sulgema legendaarset 3G võrku. Aga mis see siis kõik ikkagi inimkeeles tähendab ja mida see meile kui klientidele kaasa toob? Kus seda ikka kõige parem uurida on, kui mitte otse sündmuskohal? Okei, tegelikult ma ütlen sulle, mul ei ole niisugust asja nagu kaamerahirm, aga kõrguse hirm on mul ikka nagu märkimisväärne. Aga vaim on valmis, jah? Vaim on valmis ja et see 3G võrk ikka lõpuks suletud saaks. No peab ju saama lõpuks. Ma olen väga tubli, ma olen väga vapper, ma olen väga julgev ja... Ma lohutan, et me oleme juba puudelatvadest kõrgemal. Jah, see on suur lohutus mul praegu, aitäh. See siin on eneseületus. Ja ega head levi on natuke keeruline pakkuda madalalt. Et selleks peab ikkagi see levi ulatuma meie klientideni ja igasugused takistused, kas või seesama metsad, puud, mis lehte lähevad, on kõik ikkagi takistused. Kas see vastab tõele, et talvel on Eestis levi parem kui suvel? Teatud määral kindlasti, jah, sellepärast, et raaguspuud aitavad kindlasti signaali levimisele kaasa, eriti kõrgematel sagedustel. Et kus see saab olema väga suureks probleemiks, näiteks kui me räägime ka 5G-st, kus võetakse järjest kõrgemaid sagedusi kasutusele. Ja see lihtsalt ei levi nii hästi. Ta ei levi läbi nende uute tänapäevaste ehitusmaterjalide, aga tõesti, kui lähetuvad puule, siis teatud tingimustes ka mitte läbi metsamassiivide ja puude. Kõik teavad ja tunnevad omal nahal, me elame plahvatava kiirusega areneval tehnoloogia ajastul. 2G, 3G, 4G ja 5G ei ole midagi muud kui üha võimsamaks muutuvad võrgutehnoloogiad, kus täht G tähistab sõna generatsioon. Nii on see alati olnud. Uued põlvkonnad lükkavad vanad eest. Tehnoloogia on päris juppmaad arenenud selle ajaga. Me täna juba tegeleme 5G võrkude arendamisega. Ja lihtsalt meil on vaja seda sagedusressurssi, mis meil täna on selle 3G vana tehnoloogia all, ebaefektiivse tehnoloogia all kinni. Et me saaks uuemate tehnoloogiate jaoks seda kasutada. Tänase Telia eelkäija EMT alustas tegevus 1991. aastal ja võttis kasutusele esimese generatsiooni võrgutehnoloogia NMT. See ei saanud kuigi kaua eestlasi rõõmustada, sest juba 1993. aastal lükkas 2G NMT pikema jututa troonilt. 2005. aastal võeti aga juba kasutusele toona superinnovaatiline 3G võrgutehnoloogia. Kääbuspalm, hinna sees, täispuituksed, hinna sees, magamistoas, kulas kell. Näete, väga suur tool. Vanaaegne, näete? Ohoo, hinna sees, näete? Oi, ilus ja vaitsekas. Aga ma pean teisi pakkumisi ka kaaluma. Parima kvaliteediga ärikõned, mis ei ole enam ainult kõrvale, vaid ka silmale. EMT 3G. Esimene ja ainuke Eestis. Ja ega oligi, eks siis on 3G-s, mis juurde tuli 2 asja, videokõned ja multimeedia sõnumi saatmine. Tõepoolest, siin on ju juba kaamera ilusti küljes. Telefonidel tuli kaamera juurde, hakkasid inimesed pilte tegema. Ja kes ikka pilti saatis e-posti teel või, ma ei tea, printis välja ja pani ümbrikusse, ikka saatsid ühest telefonist teisi. MMS-id. Kuigi see videokõnede pool tol ajal, kui see 3G välja tuli oma võimalustega ja telefonidest tulid ju 2 kaamerat ja kõik toredad võimalused juurde. Kui inimene on ikka 150 aastat hoidnud seda telefoni kõrva ääres, ei, siis ta ei hakka niimoodi käima. Ja kui me vaatame täna inimesi tänava peal, üha rohkem inimesi käib telefon käes ja räägib niimoodi. Tõepoolest. See on võtnud nüüd aega üle 10 aasta, et see videokõne jõuab reaalselt inimesteni. Kas need telefonid on nüüd need, mis 3G võrgu sulgemisega seoses enam lihtsalt ei tööta?
Päris kindlasti nad töötavad edasi, sellepärast, et 2G võrku kinni ei lähe ja 2G võrgus saab rõõmsalt edasi rääkida. Aga kui mõni inimene on täna harjunud, ma ei tea, 3G võrgus võib-olla vaatas ilma, YouTube'ida vaevalt, uudised võis vaadata, lugeda mingeid selliseid või kasutada mingit Facebooki või mingit sotsiaalmeedia varianti, siis 2G võrgus nende telefonidega see andmeside on 10 korda aeglasem ja sul see pilt põhimõtteliselt ekraani peal ei tule. Lihtsalt ei lae ära. See on nagu et kõige õudsam tunne. kasutust enam sa teha, kui sa 3G-s kukud nüüd 2G-s, siis põhimõtteliselt sa interneti kasutada ei saa. Ehk siis helistada selle telefoniga saab jätkuvalt. Sõnumeid saab saata, ehk see pool kasutada seda nagu algset mobiiltelefoni. Lihtsalt unusta ära igasugune sotsiaalmeedia. Võib-olla see ei olegi väga paha. Internet ja kõik muud ja mine paastule. Mine paastule. Kui paljudel Telia klientidel sellised telefonid täna üldse kasutuses on? Sina ikka tead? Ega väga palju õnneks ei ole, sellepärast me oleme selle kampaaniaga päris pikalt juba hakanud, varakult peale hakanud. Kliendid on saanud SMS-i peal teavitused, neil on täpselt samamoodi iseteeninduses pakkumised. Ja SMS läheb ikka kohale vahet. SMS läheb kohale ja sõnum ongi see, et tule oma vana telefoniga meile. Meil on olemas uuemad telefonid, mis toetavad siis 4G võrgus rääkimist. Sa ei kaota ka oma interneti võimalust ja kes on vana siukene tore harjunud nuputelefoni kasutama, kas või need samad sellised nuputelefonid, siis sa saad siis ka sellise nuputelefoni, et ka Nokial täna on jätkuvalt olemas nuputelefonid, mis töötavad juba 4G võrgus ja saab seal rääkida. Kuidas see protsess nüüd välja näeb? Me ronime täna masti, eks see on natukene siuke show ka, sest et tõepoolest kõik need sageduste saatjad ongi nende mastide otsas, aga tegelikult teie tehnikud ju vist reaalselt siia üles ei roni ja mingit nuppu ei vajuta. Kuidas see käib? Tegelikkuses, eks meil on vaja ikka oma saitega moderniseerida. Eks meil on vaja neid seadmeid, mis seal veel oluliselt kõrgemal asuvad. Ma vaatan nüüd korra ülesse. Issad, kui tore, et see trepp lõppes ära siin, mitte seal ülal. Et neid samu seadmeid on meil ka ikkagi ajas vaja uuendada. Küll aga on tõsi, et meil on juba väga palju ajalooliselt. Me oleme juba installeerinud seadmeid, mis võimaldavad kasutada neid sama sageduse erinevate mobiilside põlvkondade jaoks, et meil ei ole vaja enam konkreetselt need seadmed välja vahetada, saame lihtsalt ümber lülitada nii-öelda uuemale põlvkonnale. Aga jah, ümberehitus tegelikult suurelt käib meil üle Eesti täna, peamiselt siis just 5G võimekuse lisamise näol, aga lisame mahte ka tegelikult vanematesse põlvkondadesse nii 4G puhul kui täna ka ikkagi 2G, mis veel endiselt meil tööle jääb. Et loogika pädeb, et võiks ju vanema tehnoloogia enne kinni panna, aga meil on väga palju niisuguseid just masinalt masinale ja värkvõrgu seadmeid, mis oskavad ainult 2G võrgus toimetada. Ja seetõttu me jätame selle 2G veel tööle, kuna neid seadmeid ja andureid tüüpiliselt on väga keeruline välja vahetada, väga kulukas välja vahetada. Mis need näited võiksid olla? Mis andurid ja masinad seda 2G kasutavad? Näiteks võtame kas või elektriarvestid ja nende kauglugemine. No ma arvan, et kõik eestlased oleksid väga rõõmsad, kui te 2G kinni paneksite. Jah, aga Eesti Energia võib-olla mitte nii väga. Ehk siis 2G võrk jääb veel praegu tööle ning seda isegi parandatakse, sest lisaks kõikvõimalikele anduritele ja lugeritele on mobiiltelefoniga helistamine tänapäeval ikkagi inimõigus. Kuigi üldine trend telefonide maailmas on üha võimsama nutiseadme suunas, mille ekraanil mahuksid korraga töötama 10 rakendused, siis leidub küllalt ka neid, kes täiesti teadlikult vastuvoolu ujuvad. Me veebruari alguses tegime väike statistikat ja vaatasime, et meil on võrgus 3 telefoni, üks on aastast 1994, Nokia 2110. Kellegil töötab? Jaa, ta töötav telefon täna toimetab ja ka aastast 1995 oli 2 Ericssoni. Vanad telefonid tasub nüüd sahtlipõhjadest üles otsida ja julgelt oma mobiilioperaatori esinduspoodi viia. Seoses 3G võrgu sulgemise, aga ka üha aktuaalsemate keskkonnateemadega toimivad kõikvõimalikud telefonide tagasiostusüsteemid. Kui vana seade ise enam ringlusse ei sobi, saab nendes kasutatud materjali hõlpsasti taaskasutada.
ja see plaan on meil siis selle aasta lõpuga üle terve Eesti tegelikult 3G võrgud sulgeda. Me teeme seda maakondade kaupa ja Läänemaa oli siis esimene maakond. Ja põhjus, miks just Läänemaa esimene, sellepärast, et meil oli kõige vähem mahtu siin just 3G võrgu peal, nii siis mobiilset andmeside mahtu kui ka kõneside mahtu. Kas nüüd siis saab öelda, et Läänemaal on kõige vägevam Telia mobiilivõrk? Absoluutselt kõige modernsem võrk on hetkel Läänemaal ja aasta lõpuks on Eesti kõige modernsem võrk kindlasti Telial.